Tõepoolest, mu sõbrad, üksildus on väga tõsine õppetund iga inimese elus. Üksildased inimesed on sageli need, kellel napib kannatlikkust, leppimisoskust ja võimet vastu võtta seda, mida elu neile annab. Paljud püüavad kedagi või midagi vältida ning jõuavad niimoodi sisemise üksilduseni. Lõpuks kujundavad nad oma elu selliseks, et jäävadki tõepoolest üksildaseks. Üksildus tuleb inimese ellu siis, kui ta ei suuda millegagi leppida, kui ta ei ole valmis kedagi aitama ning kui tema sisemist maailma juhib egoistlik ellusuhtumine ja arusaam elust. Loomulikult, mu sõbrad, elu ja selle lõpp on protsess, mis võtab kokku kogu meie maise teekonna. Ja juba nooruses on inimesel vaja mõelda sellele, kuidas luua häid peresuhteid ja milline saab olema tema vanadus, kes teda aitab ja kes tema eest hoolitseb. Selleks peab inimene juba nooruses täie mõistuse ja teadlikkusega hoolima teistest inimestest, maailmast ning oma lähedastest, kes teda ümbritsevad. Paraku üksildane inimene, kes on selleks saanud, ei tee seda sageli. Ja muidugi võid öelda, et elus on erinevaid olukordi ja iga lugu on isesugune ja see on tõsi. Igat olukorda tuleb vaadelda eraldi ning igal neist on oma põhjused ja selgitused. Mina räägin praegu üksilduse üldisest olemusest, sellest, mida olen ise elu jooksul näinud. Olen märganud, et paljud inimesed, kes vanaduses üksildaseks jäävad, ei soovinud nooruses kellegi eest hoolitseda. Nad ei tahtnud luua perekonda, kasvatada lapsi, nende pärast öösiti üleval olla, neid ülal pidada ega nende peale mõelda. Nad mõtlesid eelkõige iseendale ja omaenda elule. Kuid mu sõbrad, vanadus jõuab kord igaüheni ning siis vajab iga inimene hoolt, mõistmist ja lähedust. Siis on oluline, et oleks olemas keegi, kellele oled oma elu jooksul pühendanud oma aega, armastust ja hoolt ning kes annab nüüd vastu oma aja ja armastuse ja hoolitsuse. Kui te juba nooruses täie jõu, terve mõistuse ja teadliku meelega hoolite kellestki, siis teadke, te ei jää mitte kunagi üksildaseks inimeseks.